Tere, mina olen Maire Riis, olen traumaterapeut ja tasakaalukam vanemlus sertifitseeritud grupijuht. Tasakaalukam vanemlus grupitöö mudel on välja töötatud Soome traumateraapia keskuse spetsialistide poolt. Grupis saab osaleda 6–8 lapsevanemat, kellel on alaealised lapsed. Igat gruppi viib läbi 2 grupijuhti, kes on vastava koolituse läbinud. Olen Pille Murik, olen pereterapeut ja koolitaja ja tasakaalukam vanemlusgrupijuht. Iga põlvkond on millestki ilma jäänud. Igal põlvkonnal on mingid omad raskused ja vanemad, kes ei oska paremini, kui nad parasjagu oskavad, et see ei ole nende viga ega nende süü. Nad vajavad tuge ja abi, sest nad tahavad olla paremad vanemad. Iga vanem teeb nii hästi, kui ta oskab. Kui tal on rohkem oskusi, siis on ka lapsed õnnelikumad. Selles tasakaalukam vanemlusprogrammis me toetame neid vanemaid, kes on lapsepõlves olnud traumeeritud erinevatel põhjustel, aga me ei tegele nende üleelamistega, vaid me õpetame oskusi nende traumamõjudega toimetulekuks. Grupp toimub 12 nädala jooksul ja see on päris pikk aeg. Ja päris loomulik on see, et usalduse ehitamine võtab aega, et esimestel kordadel sellist oma mõtete jagamist või ka küsimuste küsimist on vähem. Ja iga korraga tuleb seda rohkem. Need grupi kokkulepped on muidugi üks usalduse kriteerium ja mida vanemad ise ka on rõhutanud, et ka tagantjärele, et väga oluline on ka see kindel struktuur. Et on kindel toimimisaeg ja see, et jagatakse kogemusi ja siis tuleb uus osa ja et on see vabadus öelda oma mõtteid või mitte öelda oma mõtteid. Aga see on loomulik, et see usaldus kasvab selle protsessi käigus. Tegelikult oli aru saada ka seda, et inimeste enesekindlus ja ka eneseusaldus suurenes. Mõni inimene ütles, et ta tegelikult esimest korda elus tunneb, et ka tema on väärtuslik. Tasakaalukam vanemlusgrupitöö meetod ei ole tavaline koolitus. Et see on tõepoolest ise mõtlemine, teadvustamine neid raskusi, mis lapsevanemaks olemisel inimestel võivad olla selle tõttu, et nad on lapsepõlves erinevaid asju üle elanud. Ta erineb individuaaltööst, on see, et sa oled teistega koos ja tavaliselt traumeeritud inimesed tunnevad, et nad ei tule toime. Väga sagedasti nad tunnevad häbi või süütunnet või hirmu. Need on väga rasked tunded ja ainuüksi see, et sa tuled ja tegelikult ilma, et nad väga palju avaksid, aga kui me vaatame koos, loeme ühesuguseid teemasid ja mõtleme ja teeme koduülesanded, mis on nii piisavalt turvaliselt, et selle kohta saab rääkida. Ja kõigil on neid keerulisi ja raskeid tundeid. On vanemaid peredest, kus nende lapsepõlves ema-isa olid võib-olla olemas ja said korraliku hariduse ja kõik oli justkui korras. Ja ei olnud ei karjumist ega võib-olla nii, nagu me arvame, et väärkohtlemine on ainult üks oluline traumeerumise põhjus, aga ei ole kahjuks just selline emotsionaalne hülgamine, emotsioonide mittereguleerimine, lapse üksinda jätmine. Nii et laps saab väga varakult selle kogemuse, et ise pean kuidagi toime tulema. Ja grupi komplekteerimisel üks oluline tegur on see, et igal grupi liikmel oleks võimalus samastuda kellegagi grupist. Ehk siis, et ei saa võtta gruppi ühte isa, et kui on üks isa, siis on veel vähemalt teist isa vaja, et tal oleks kellegagi samastuda. Et see on üks niisugune lisategur, mida grupi komplekteerimisel arvestada ja mida me siis intervjuu käigus välja selgitame. Siiralt usun, et isadel on just see kõige olulisem, sest et nendel tegelikult ei ole tihti kellega rääkida. Ja mehed omavahel, näiteks mina oma sõpradega ei räägi tihti probleemidest lapsekasvatusel ja ma näen, et see tegelikult enamik meie elust. Ja ma tunnen, et see on väga-väga hea, kui sa saad meestega omavahel turvalises grupis koos olla, arutada igapäevaseid probleeme ja samaaegselt on ka seal professionaalid, kes oskavad suunitleda täpsemalt, et kuidas seda nagu pikaajalisemat lahendust saada välja, et mehed ise jõuaksid järeldusele, et mis see võiks see muutus olla nende jaoks. Et selles grupis ei jagata kogemusi oma lapsepõlvest ega nendest üleelamistest, aga kuidas õpitud oskusi kasutad, et neid kogemusi jagatakse.
ja neid kogemusi jagades me kuulsime ka seda, et igapäevaelus, et vanemad tulevad paremini toime oma emotsioonidega, lastega suhtlemine on läinud paremaks, sellepärast et kui vanem tuleb oma emotsioonidega paremini toime, siis ta talub ka lapse emotsioone paremini. Osalejad on öelnud, et nad on muutunud enesekindlamaks. Nad tulevad paremini toime oma tunnetega, on vähem ärevust, ka selline nõudlikkus enese suhtes ja enesekriitika on vähenenud. Seoses sellega on vähenenud ka selline kriitika laste suhtes ja mida paremini vanem mõistab ennast, seda suurem eeldus on ka selleks, et ta saab mõista oma last. Suhted lastega paranesid, muutusid ka soojemaks. Just intensiivsete tunnetega, et ärrituse, viha, pahameele, hirmu, solvumisega tullakse paremini toime. Et need vanemate reageeringud on nagu läinud adekvaatsemaks, et mõistes, kust mingi reageering tuleb ja nad ei lähe enam kaasa selliste automaatsete reageeringutega, vaid ta teadvustab, nüüd praegu tuli see tunne, mille pärast see tunne tuli ja kuidas nüüd on kasulik käituda, et selline teadlik käitumine ikkagi väärtuspõhiselt ja sihipäraselt on suurenenud. Grupp aitas mul tõesti olla rohkem oma lapsele lähemal, tekitada usaldavat suhtlust mõlemapoolselt. See aitas mul naisega lähedasem olla, kuulata tema muresi, et mitte ära põgeneda kas siis töömaailma või arvutimaailmas, mängude maailma. Ja ma olen selle üle väga-väga tänulik. Tõepoolest, iga vanem tahab olla parem ja selle grupi järel ta kindlasti on edasi liikunud väiksemate või suuremate sammudega, et olla parem vanem oma lapsele või lastele. 2024. aasta lõpus lõppes Gordoni suhtlemistreening, kus pool grupis osalejatest olid varasemalt osalenud tasakaalukama vanemluse grupis. Ja nende arengut vaadates, nende tagasisidet kuulates võib küll öelda, et tasakaalukam vanemlus nagu sillutab teed muudele oskuste kursusele. Kui tasakaalukamas vanemluses on need oskused eelkõige enesemõistmisele, oma tunnetega hakkama saamisele ja nii-öelda sisemiste protsesside juhtimisele, siis Gordoni suhtlemistreeningus saab sellise tööriistakasti, mis võimaldab teadlikult last kuulata, tema tundeid peegeldada, enda nimel selgelt rääkida, konflikte lahendada nii, et mõlemate vajadused, nii laste kui vanemate vajadused on rahuldatud ja vanemad, kes tulevad oma tunnetega paremini toime, et neil on ka lihtsam neid Gordoni oskusi kasutada. Tasakaalukam vanemlusgruppide mudel võimaldab toetada lapsevanemaid ja ennetada seda, et kahjulikud mõjud ei kanduks edasi järgmistele põlvkondadele.